kõigile, põnevad ajad, põnevad teemad, börsijutud, saade number 28 alustab. Märten, kui peaksid ühe sõnaga iseloomustama oma jaanuarikuud börsil? Ei pannud tähele. Ma Okei. tean, et see kõlab naljakalt, mul lihtsalt oli nii palju muid tegemisi, et ma väga episoodiliselt sain oma investeeringutega tegeleda. Olgu. See oli, Tundub, see oli nüüd midagi sellist, mida sa üldse ei oodanud, on ju? tundub nagu, et sa väga ei vaata. Mul on teine mulje jäänud, mul on ikka mulje jäänud, et sa istud ja vaatad, mis turgudel toimub. No nagu selles suhtes see on tõsi, et jah, ma nagu nägin, mis toimus, ma igapäevaselt vaatasin ka, on ju, nagu ikka Euroopa avanemine, USA sulgumine ka, aga noh, mul tõesti ei olnud nagu mahti väga palju oma portfellist teha, ma natukene vaatasin asja nüüd selle nurga alt, et ma ei mäleta, kas me eelmine kord sellest rääkisime või mitte, aga ma hakkasin mingeid stoppe omale eraisiku portfelli panema nende positsioonide osas, mida ma tean, et ma tegelikult kaua ei taha hoida ja kuna siin on näha, et lähima aasta-pooleteise jooksul on raha vaja, siis enam ei ole aega, on ju, mingeid siukseid suuri Ameerika mägesid läbi sõita, et siis mingisuguseid kaitsvaid stoppe panin Ah, ja, nii. ja tegin mõned ostud ja müügid ka, aga noh, suhteliselt vähe jõudsin toimetada. Ehk siis võib öelda, et see ostahoia investor on natukene hakanud aktiivsemalt haldama oma asju, et juba stoppidest käib jutt ja nii edasi. Jah, noh, see on praegu ainult selle tõttu, et vaata osaga portfellist mu horisont ei ole enam 5, 10 või 50 aastat, vaid osaga portfellist see horisont ongi 12 kuni 18 kuud ja siis oleks natukene nagu vastutustundetu mitte kaitsta osa portfellist, kui ma tean, et mul seda raha õige pea vaja on. Et see on see põhjendus tegelikult. Ma nägin Ettevõtte hiljuti, portfelli all, seal ma ei teinud nagu, ei olnud nagu mingeid stoppe ega värke, et ma nägin hiljuti pealkirja, et sajandi lõpuks võib inimese oodatav eluiga olla 180 aastat, nii et nüüd me peame varsti juba oma investeerimisteese ja portfelli üles ehitama sihuke 140-50 aastase perspektiiviga. no see on nüüd mingi täiesti sihuke tangent, nagu öeldakse, on ju, et aga ma ei tea, mina juba ikka hea 5+ aastat toimetan ja püüan oma elu sättida nii, et ma arvestan sellega, et ma elan 120 aastaseks vähemalt. Ehk siis see puudutab siis on ju oma keha ja vaimu eest hoolt kandmise poolt. Aga see selleks. Kuule, aga räägime siis jaanuarist edasi, et kas vastab tõele, et jaanuar sinu portfellis oli sinu kaupleja karjääri kõige nigelam kuu? jah, nii protsentuaalselt kui summaliselt ja noh, kes ei tea, siis ma oma blogis avaldan oma igakuist tootlustabelit. kuigi see igakuine on selline natuke võib-olla petlik, et seal jääb mulje, nagu mul Covidi veebruar-märts oleks ikka väga pehmelt läinud, seal veebruari lõpus läks nii rahasse ja veebruar lõppes –2%-ga. märtsi olin tookord rahas ja peaaegu polnudki mingit liikumist, siis tegelikult kuusiseselt see veebruar 2020 SB500 tõusis seal kuusiseselt äkki üle 5% ja ma arvan, et ma olin kuu keskel ise sihuke +7% ja kuu lõppes –2-ga. et noh, seal natuke see pilt on nagu selles mõttes hägune, vaata, et sa ei tea, mis mul nagu seal kuu keskel toimus ja veebruar 2020 tegelikult ma kuu lõpus vaatasin, et ma andsin nii palju lahtist kasumit tagasi. aga noh, loomulikult märtsi keskel juba oli see tunne, et et tegelikult see ei olnud üldse midagi hullu, sellepärast et see, mis sellele järgnes, oli hea aeg rahas jällegi olla. Mhm. aga, aga jaa, kui ma siin sellest jaanuari volatiilsusest räägin, siis noh, mina ise päevasiselt turgu ei vaata ja hästi tuletas see meelde, miks mitte seda teha, kui ma seal üks esmaspäev olin õhtul sõpradega pubis, kui turg lahti oli, ma panin isegi oma telefoni airplane mode'i, et mul isegi ei oleks mingisugust nihelust netti minna või et ma ei näeks mingisuguseid Messengeri notification eid, kus keegi kirjutab, et oh, kuule, vaata, mis turul toimub, on ju, et kõik on suures miinuses. Ja õhtul koju jõudes, kui peale 11 vaatasin, turg oli sulgunud rohelises,
aga päevasiseselt oli SB500 käinud seal pea -4%, Nasdaq pea -5%, aga mina jõudsin arvutuses või kõik rohelises. Et mul ei ole vaja, ma panen ennem oma orderid sisse, ma automatiseerin, mul on kõik plaani järgi paigas, mul ei ole vaja seal nii-öelda seda võitlust näha või seal mingeid emotsioone tekitada päevasiseselt. Kas see number jooksis ka meil juba vestlusest läbi või, et see, mis sul see protsentuaalselt see langusnumber oli siis jaanuaris? Jaanuar oli -8,5% No see on ja päris korralik number ikkagi on ju. ühe kuu kohta korralik, aga samas see kogu drawdown novembri lõpust siis jaanuarikuu lõpuseisuga oli -10,9, mis tegelikult drawdowni jaoks on 10% on suhteliselt okei, et ma ju oma backtestis ja nii pean arvestama, et see võib minna sinna 20% juurde ja nagu öeldakse, et kõige hullem drawdown on alati tulevikus veel ees, siis ega ka 25-30% ei ole võimatu, kui tõstan nii-öelda teadlikult oma portfelli volatiilsust, et pikaajalist tootlust tõsta. Aga mul on tegelikult mitu mõtet võib-olla ja natuke õpetlikku sisu või mõtteid selle koha pealt ja võib-olla esimene asi on see, et esiteks ma kauplen turgu, mitte tootlust. Tootlus on minu tegevuse tulemus, mitte põhjus. Ehk siis isegi kui ma kuusiseselt kuu keskel näen, et asjad hakkavad halvaks minema, mul võib-olla kõhutunne ja intuitsioon ütleb, et oleks parem varem ära müüa, siis ma ikkagi toimetan oma süsteemi ja reeglite põhiselt, et mind kunagi ei häiri raha kaotamine lühiajaliselt või ajutiselt või tehingupõhiselt, aga mind väga häiriks oma reeglite rikkumine. Mind reeglite rikkumine teeb palju rohkem õnnetumaks või häirib palju rohkem kui raha kaotamine, sest ma tean, et see rahasumma ja konto väärtus käib üles-alla, sinna ei saa midagi teha. Ja kuidas sa oled jõudnud selleni, et see raha kaotamine sind ei häiri, et nagu ma arvan, et 99% investoritest või kauplejatest ei saa seda väita. Kuidas sa jõudsid selleni? Eks see on olnud mitme aasta pikkune vaimne, psühholoogiline ja ka tehniline töö, et ma olen jälginud sadu kauplejaid, nende stiile, kuidas nendel läheb ja kui ma samal ajal nendega suhtlen kauplejatega, kes on 20-30 aastat turul olnud ja isegi kauem ja neil on sarnastel strateegiatel samad tulemused jaanuaris nagu minul, siis mingil määral see nagu kinnitab seda, et ma olen õigel teel, ma tean, et ma teen asju õigesti, me saame omavahel jagada seda infot, miks mingi aeg on kehvem, miks mingi aeg on parem ja see annab enesekindlust ja loomulikult kogu see vaimne psühholoogiline pool, mediteerimine, sellest raha ja kontrollist lahti laskmine, et ma ei saa turgu kontrollida, ma saan ainult lainetega kaasa sõita ja need drawdown'id on lihtsalt vajalikud. Täpselt nii nagu siia selline vahemõte, et SB500 indeks, kui ta kukub 40-50%, keegi ei ütle, et see on katki ja sellega peaks midagi ette võtma, on ju. Keegi ei hakka seda indeksit nagu parandama. Täpselt sama minul süstemaatilise kauplemismudeli ja süsteemiga, et see, et ta läheb drawdowni, siis midagi ei ole katki. See on eeldatav, see on oodatav drawdown. Siis ma ei saa seda, mul ei ole mitte midagi parandada. Aga nüüd teine mõte on see, et vaata, kauplemist peab vaatama, ei saa vaadata kuust kuusse palgatöötaja mõtteviisiga. Sa pead vaatama seda nagu hooajaline ettevõtja. Ja kõrvalt vaadates võib-olla tundub see -8,5 kohutav, et kuidas sa üldse arveid maksad, kuidas üldse elad, kui sa nii palju raha kuuga kaotad. Ma arvan, et summaliselt see oli mingi paari aasta elamisraha võib-olla, mis ei ole otseselt nagu, ma ei saa öelda, et nüüd see läinud on, see tuleb tagasi, on ju, et konto jälle taastub, et see kõik on ju tõenäosuslik ja kui ma oma mudelitega jätkan, siis mingi aja peale see konto taastub. Nüüd küsimus on selles, et kui ma vaataks seda kuust kuusse palgatöötaja mõtteviisiga, siis see tundub kohutav. Kui ma vaatan seda viimase 1,5 aasta peale, siis need tehingud, mis tõid jaanuaris kahjumit, olid enamuses lahtise kasumi tagasiandmine, pikad trendipositsioonid, panin kinni tehinguid, mis ma avasin kevadel 2020, 1,5 aastat tagasi, isegi rohkem. Ehk need tehingud, mis jaanuaris tõid kahjumit, ma panin nad kasumiga kinni. Need olid väga head tehingud, mis tõid kasumit, aga nende tehingute
jaanuarikuu kasumi tagasiandmine tekitas kahjumi. Ja võib-olla ongi see, et kuna noh, kui niimoodi turg läheb volatiilseks ja hakkab kukkuma, siis tegelikult see enamus aktsiate korrelatsioon läheb ühe peale, vähemalt samades sektorites aktsiad ja nad kukuvad kõik koos. Ehk ei ole väga pääsu, kui sa oled nagu tehnoloogia aktsiates ja tehnoloogiasektor kukub. Ja teine asi on nüüd siis tekib küsimus see, et kas midagi läks valesti, et kas ma oleks pidanud varem nad ära müüma, et väiksem jaanuari kahjum oleks olnud. Siis ei, ma tegin kõik õigesti, ma ei rikkunud ühtegi reeglit ja kui ma püüaks neid varem kinni panna, siis ma oleks nad pannud juba mingisuguse eelneva pullbacki käigus kinni ja ma oleks palju vähem raha kokkuvõttes teeninud. Ehk siis, noh, saad aru, mis ma mõtlen, et kuidas, vaata minu see trendi mõtteviis on see, et ma hoian võitjaid ja sõidan trendiga nii kaua, kuni siis ütleme, ta teeb mingeid pullback'e, ma olen sees ja siis lõpuks, kui on nii-öelda võimalik reversal ehk trend hakkab pöörduma, siis ma võtan selle kasumi, panen selle tehingu kinni ehk mu eesmärk ei olegi kunagi tippu tabada. Täpselt samamoodi nagu sisenedes ma ei saa tabada põhja, sest ma pean ootama ära kinnituse. Et muidu selle nimi oleks trendi ennustamine, mitte trendi järgimine, trend following. Et ma ei ole trend predictor, ma olen trend follower, ehk siis ma pean olema trendil nii kaua, kuni on kinnitus, et maha tulla. Ehk siis ma ei saa kunagi tippu tabada. See ei olegi võimalik. Ma sain aru, et sa panid päris palju asju siis kinni, ehk siis mingid trendid on lõppenud. Kas ma nüüd küsin su käest iga 2 või 3 nädala tagant seda, et kas lõpuks nagu energia ja finantssektor on tulnud sinu trend following strateegias radarile või mitte? Kusjuures nüüd jaanuari lõpp, veebruari algus mul oli selline oma portfellis, jah, ma nägin rotatsiooni, mida ma ei tee kõhutundega, ei otsusta. Ja tehnoloogia asendus suurelt energiaga. Noh, energia on juba mõnda aega tõusnud, et seda, kas ta nüüd siit edasi tõuseb, saame näha. Lihtsalt minu momentumi ja trendistrateegiat korjasid nüüd igasugu energiaettevõtteid. On paar pangaettevõtet, mis küll ei ole pikaajalised trendid. Nad on finants on hetkel pigem siuke lühemaajalisemate strateegiatega. Energia tuli rohkem pikaajalise strateegiaga. Aga jah, ütleme üldiselt kokkuvõttes ja ma ei pannud kõiki oma tehnoloogiaettevõtteid kinni positsioone. Mõned ikkagi suured peak-techid nädalasiseselt kukkusid, aga põrkasid ja ma jäin nendesse sisse. Seal oli stopp üsna lähedal sulgumispõhiselt, aga ei rakendunud kõigil ja osadest põrgetest ma sain nii-öelda kasu või taastumist ja tegelikult praegu siin veebruari esimeste päevadega hetkeseisuga siin 3. veebruari hommikul lindistame, on tegelikult, ma arvan, see -10,9 drawdown on alla 10 on ühekohaline, mis on täiesti ootuspärane ja tavapärane. Kas Amazon, me kunagi rääkisime, et sul oli Amazon ka lahti, kas seal said sellest whipshaw'st nii-öelda stopiga läksid välja või kuidas seal? Amazonist läksin välja ja võib-olla Amazon oli üks selline, kus ütleme, et kui mul tegelikult tagasi vaadates mul on väga hea meel oli vaadata, kuidas mul portfell ei müünud nendesse lühiajalistesse müügisurvetesse ja põhjadesse päevasiseselt, vaid müüs nagu laadis siis aktsiaid maha põrgetesse. Et kas siis sulgumisel või avanemisel, kui kõik taastus, siis jälle vähendasin AMD-d, Google'it, Amazoni, mingeid, mida ma seal vähendasin. Google oli muidugi see, mis läks jällegi teistpidi, et ta põrkas peale earningsit, on ju. Aga siin ongi nii palju juhuslikkust, et näiteks Netflixist ma läksin mõni nädal enne seda välja, kui ta earningsiga kukkus 20%, on ju. Noh, seal jälle oli nagu hea vaadata seda. Facebookiga samamoodi, täna hommikul vaatasin, järelturul oli -20%. Facebookist ma väljusin novembri lõpus, kui minu jaoks trend pööras alla. Et mõned sellised üldiselt väga tihti, see on midagi, mida ma õppisin mitu aastat tagasi Alexander Elderi juures, kus tema näitas, kuidas ikkagi päris tihti tehniline analüüs eelneb fundamentaalsetele muutustele
ja loomulikult seda peab võtma tõenäosuslikult, ei ole mingeid kindlaid juhtumisi, mida turg tegema peaks, aga tõenäosuslikult ja ma olen ise nüüd näinud Netflixiga, Facebookiga, Amazoniga näeme, on ju, mis juhtuma hakkab, et enne halbu earningsite avaldamist mingil määral tekib mingi langus või müük, sest need on nii suured ettevõtted, nii palju töötajaid ja inimesi selle ümber, et sealt paratamatult lekib mingit infot või see nii-öelda firmasisene meelsus, et kas asjaga kursis olevad inimesed tahavad neid aktsiaid hoida earningsisse või mitte. Ja noh, mingi selline nagu mingid indikaatorid, mingisugused aktiivsusnäitajad on ka alati olemas ja noh, professionaalsed investorid jälgivad ka neid, on ju, kas või siin sellest, et tehakse satelliidifotosid sellest, kas kaubanduskeskuste parklad on täis või vähem täis või mingisugune rongiliikluse ja kaubavoogude mõõtmine on ju, noh, igasuguseid huvitavaid asju tänapäeval jälgitakse ja kasutatakse. Aga mul tegelikult on üks kogu selle sinu jaanuari kogemuse kohta üks kõige olulisem küsimus, et kuna sa vaata päeva sees nagu ei jälgi, on ju, turgu, et sa ei näe, mis seal päeva sees toimub, sa näed päeva lõppe, siis, siis kas sa üldse muutsid või mida sa muutsid oma riskihaldusreeglite puhul, et noh, ikkagi kui me nägime, et see korrektsioon tuli väga kiiresti, siis, siis mina vähemalt alati korraks vaatan üle, et mis seis mul on ju, peas mängin need erinevad stsenaariumid läbi, vaatan, kas kõik on tipp-topp, olen ma nagu erinevateks asjadeks valmis. Kuidas sinu puhul see riskihalduse reeglite ülevaatamine ja riskide haldamine käib? Jah, ma igapäevaselt turgu ei vaata, mul on kõik see risk ja positsiooni suurus välja arvutatud ette, ma tean, millega ma riskin enam-vähem, mingid stopid on, kuigi mul ei ole päevasiseselt pikaajalistel positsioonidel stopp sees, vaid ma siis väljun sisenen sulgumispõhiselt või sulgumishinnaga või järgmisel avanemisel, siis ma alustavale kauplejale kindlasti ei soovita ilma stopita kauplemist. Isegi kui mõne strateegia puhul see on etem pikas plaanis, siis et sellega harjuda või et saada aru, miks ja millal ilma stopita kaubelda, selleks võiks paar aastat kasumlikult stoppidega kaubelda. Siis sa hakkad aru saama, kuidas stopid töötavad, miks, mis juhul nad on vajalikud ja siis võib-olla tekivad need mõtted, et millal siis hoida stopp oma Excelis, mitte orderina maakleri tarkvaras. Aga riskihaldusest rääkides ja ma korra veel siis ütlen selle ära, et ega kauplemismudeli või süstemaatilises maailmas mul on need reeglid paika pandud ja isegi kui ma mingeid muudatusi teen, siis ma teen muudatusi uute tehingute jaoks edaspidiseks, et ma ei püüa enam mingeid lahti olevaid tehinguid kuidagi päästma hakata. Nendel on nagu oma plaan olemas. Ja ma käisin üks nädalavahetus siis oma riskihaldusprotsessi ja reeglid läbi, et vaadata, kas sellise volatiilsuse ja noh, kas või see -20% Netflix või Facebook cap down on ju, et kuidas nagu sellel puhul toimetada oma riskihaldussüsteemi ja positsiooni suurusega ja käisin läbi, arvutasin ühte ja teistpidi ja vaatasin ja ei ole mitte midagi muuta, et ma ei ole hetkel mitte midagi muutnud oma reeglites, riskihalduses ega sisenemis-väljumisreeglites selle jaanuari põhjal, sest sellele eelnes 2 aastat väga head tootlust ja ma ei saa eeldada, et kogu aeg päike paistab, on ju, et see on, noh, ka omavahelistes vestlustes ja ma olen seda öelnud, et see on aja küsimus, millal saad kere peale või et millal ma ise saan kere peale head aega ja pean seda samamoodi siin rääkima ja edasi näitama, et see on nii-öelda arvestatud asi ja ette teada. Ja noh, see on, kui sa aktsiat soed või börsil osa võtad, siis sa tead, et sa pead riskima raha kaotamisega, kas siis tehingupõhiselt või mingisuguse hapukurgijooajaga või drawdowniga, sest see on umbes nii, et sa vaatad väljas vihmasajad, lähed õue ja siis küsida, miks ma märjaks sain, on ju, et noh, see on ootuspärane, sa ei saa nagu aktsiates kaubelda või investeerida eeldades, et sa kogu aeg raha võidad, aga minu see mõtteviis või süsteem ongi see, et kehval ajal ma pean võtma riski vähemaks, et oleks võimalust headel aegadel turutõusudel osa saada sellest tõusust ja mitte siis karuturgudel raha liiga palju kaotada. Aga
nii et mina olen tegelikult langusel alati müügipoolel ja tõusul ostupoolel. Vaata vastupidiselt investoritele, kes langustel juurde ostavad, siis mina olen alati langusel müügipoolel, võtan riski vähemaks. Ja kui asjad hakkavad jälle arenema paremuse poole, asjad hakkavad tõusma, turg hakkab tõusma, siis ma olen ostupoolel. Nüüd, see ei tähenda seda, et ma punasel päeval müün ja rohelisel päeval ostan. See, mis ma ise ka näen, et ikkagi turuosalistel on see nii kannatamatud on. Nad on nii kannatamatud, et kui ma vaatasin siin, turg oli, veel ei olnud seda volatiilset nädalatki, turg oli tipust 9% kukkunud. Juba oli jutt karuturust ja krahhist. Juba küsiti, kas krahh on. Ja siis ma mõtlen, et heldene aeg on ju, et kõik püüavad nüüd ennustada mingit tulevikku karuturgu ja inimloomuses on ikka see nii tugevalt sees see pahe, see vajadus kontrollida ja ennustada, mis börsil juhtuma hakkab. Ja mina, noh, ma ei tea, kes minu iganädalast tasuta turuanalüüsi läbi blogi jälgib, siis mis ma email teel saadan, siis mina seal alati keskendun hetke infole ja praegusele seisule. Ja seal ma ise kirjutasin ka, et nii kaua, kuni ikkagi 4200 sulgumispõhiselt peab ja sealt mingit tugevat müügisurvet läbi ei tule, siis me oleme külgsuunalisel turul, mitte karuturul. Ja külgsuunaline turg peale tõusu võib ka taastuda tõusule. Et see ei ole kindel, et nüüd on kohe karuturg, kui -9% on SB500. Ehk siis hetkel minu jaoks on külgsuunaline turg ja nüüd on näha, kas siis mingitest tasemetest tuleb ostusurve ja viib selle üles tagasi või tekib müügisurve ja on võimalik karuturg. Aga üldse see sama drawdowni teemaga seoses võib-olla küsiks sinult, et noh, sul on pikk kogemus fondijuhina, erainvestorina, kindlasti sa oled ka teinud mingeid drawdowne ja kehvemaid perioode läbi, et eelmine kord me tegelikult ju võtsime ka selle ARK Innovationi ja Cathy Woodi, et on ju tema fondi, mis oli siis see, et üle 50% kukkunud ja mul peale saadet tuli meelde või tekkis see mõte, et tegelikult ju Buffett on teinud läbi oma, ma ei tea, mitmekümne aasta jooksul 2-3, mitu 50% kukkumist ja jälle taastunud. Ja Buffetti vastu on kuidagi inimestel nagu see usaldus, sest ta on tulnud tagasi välja nendest aukudest ja taastunud, on ju. Et noh, ma arvan, et Cathy Woodi puhul ongi see, et me saame näha, et kas see 50% taastub ja võib-olla siis edaspidi on ka tema vastu suurem usaldus. Et temal see track record on lihtsalt nii palju lühem. Aga minu küsimus sulle, et kuidas sul endal sellised suuremad drawdownid on olnud, tead sa peast, tahad sa jagada, kui sügavad need on olnud ja kuidas sa ise oled nagu sellel hetkel ennast tundnud või toimetanud tuleviku valguses? No portfelli kui terviku osas ma saan öelda, et need drawdownid ei ole olnud väga valusad, sellepärast et ma ikkagi kogu aeg nagu laias laastus panen raha juurde, on ju, et on need olnud kas vanasti on ju teenistus palgatöölt, siis mingid säästud, mis jäid ootama seda, et tasapisi neid turule panna või siis nüüd ettevõtte alt siis värske raha. Et ma olen kogu aeg olnud siis selles positsioonis, et ma saan sealt languse pealt ikka enamasti midagi juurde osta, mis tähendab seda, et mu drawdownid ei ole nii valusad kui selle inimese portfellis, kes on, noh, ostab ja siis sõidab, on ju, kogu portfelliga kõik need asjad läbi. Et seal ma isegi ei oska öelda, et eelmisel aastal ma vaatasin küll, et nagu eraisiku portfell, mis IB-s oli, et oli nagu suhteliselt ebamugav, aga ma isegi ei oska mingeid ei rahalisi drawdown'e ega protsentuaalseid öelda, sellepärast et siis oli meil see Interactive Brokers'i kontode vahetus ka, on ju, kolisime sealt Suurbritanniast ära Ungarisse aga no see oli ikkagi märkimisväärne, et noh, jah, kui eelmine aasta seal portfelli tootlus oli, on ju, mingi, ma ei tea, 45-6%, on ju, siis kui ma vaatasin korraks seda 2021 aasta alguse seisu, siis tundus tõesti, et oi-oi, et kas tõesti oli nii vähe, on ju. Aga üksikaktsiate koha pealt ma olen neid sõite teinud nagu ikkagi päris palju läbi ja viimase aja sellised sõidud
olid siis sellised, ma arvan, olen kusagil varem jaganud ka, et siin paar energiasektori maavara ja kivisöe kaevandajad on ju, kellega ma kukkusin seal -67, ma ei tea, 70 vist sinna auku. ja, ja kuna need ettevõtted on nagu noh, tõesti väga pikalt minu portfellis olnud ja juba mitu sellist tsüklit läbi käinud, siis mingi piirini mul on nagu julgus sinna seda värsket raha panna ja olla see väärtusinvestor, kes soodsalt ostab. aga kusagil ikkagi tekib ka see tunne, et okei, et nagu noh, lõputult ei tasu kuhugi raha matta. ja tavaliselt noh, nüüd ma juba tunnetan paremini, et kui kaua võtab aega see, et see tsükkel pöördub ja nende energiasektori firmade puhul noh, 2020 ei juhtunud midagi, on ju, alles 2021 hakkas juhtuma ja täna ma näen, et need asjad teevad oma peaaegu, no osad teevadki all time high'sid, osad teevad oma viimase 5 või 7 aasta kõrgtasemeid. ja, ja mõnes mõttes ma ei olnud selleks kuidagi, need ei olnud minu ootused, ma ei olnud selleks ette valmistanud, vaid ma oma nii-öelda mõttemallilt siis andsin neile veel rohkem aega. Ma andsingi neile aega vähemalt sihuke 3 aastat, et noh, mine sa tea, on ju, see kasvuaktsiate hullus võib-olla jätkub ja kõik see rohepöörde jutt, mis siin räägiti, nüüd natukene ilmneb, et ka see oli buum ja seda traditsiooniline energia on jälle taaskord on ju tõusnud sealt tuhast. Ehk siis üksikaktsiate valguses ma olen neid -60, -70 läbi käinud omajagu ja täna kasvukatega ma olen ka õige mitmega ikkagi -50, -55 äkki vee all või? aga noh, see näitabki seda, miks see hajutamine või kaotuste piiramine on oluline, et noh, need, kes valivad oma 5 kasvuettevõtet ja panevad kogu oma raha sinna, siis noh, see tulemus võibki olla selline, et kogu portfell on -60-70%, on ju. Ja noh, siis on nagu väga raske on ju sealt mõistlikke otsuseid edasi teha, et ükskõik, kas sa siis hakkad nagu kuidagi hoolimatult ja mõtlematult müüma või noh, ühesõnaga, siis on väga keeruline, kui kogu su raha on justkui ühes rütmis on ju kuidagi teeb neid kriise läbi. Jah, sest see on huvitav jälle vaata, noh, sa oled ise ka seda siin öelnud ja ju teame, et kõik on tsükliline, on ju, ja nii aktsiad, sektorid, varaklassid on ju, et kõik see käib üles-alla ja pöörab ja on tsükliline. Ja täpselt nii nagu võib-olla 2 aastat tagasi või ütleme aasta tagasi ja mitte 2 aasta tagasi tundus kõigile, et väärtusinvesteerimine on surnud, value factory võib ära unustada, delete panna, Buffett on oma aja ära teinud, on ju, tema võib ka maha kanda ja nii edasi ja nüüd on ainult siis väiksed kasvuettevõtted, mis raha ei teeni ja krüpto see, mis lendab, on ju, siis täna aasta hiljem jälle näeme, et Berkshire Hathaway teeb uusi tippe, energiasektor kasvab, on ju, et noh, see ei saa niimoodi maha kanda, et see just turuosalised on kõige rohkem bullish nendel hetkedel nendes asjades, mis ilmselt hakkavad pöörama, on ju, ja vastupidi, et noh, ise ka tehes neid asju läbi ikkagi iga nädal, iga kuu, iga aasta õpid jälle nii palju juurde ja üks asi, mida ma olen õppinud aastate jooksul ja uurides sadu erinevaid kauplejaid, nende stiile, erinevaid kauplemisstiile, jälginud nende tootlust ja tegevust, kes ausalt seda näitavad nii häid kui halbu aegu, nagu ma ise tahan näidata läbi oma tootlustabeli, siis seda realistlikku pilti, et läbi hea ja halva, siis minul on see BS-i filter juba nii tugev, et igasugused päevakauplejad, kes näitavad oma 100% aastas YouTube'is, kuidas päevaga teenis $2000, noh, minu jaoks see lihtsalt läheb, ma isegi ei pane seda enam eriti tähele, sest see on nii mõttetu, see on nii lamp. Ma võin näidata ka, kuidas ma 10 tonni päevaga teenisin, aga kui järgmine päev on -5000 ja siis on jälle +2000, siis on jälle -3000, et see on see reaalne pilt, on ju. Et see ei ole see, et näitad ühte rohelist päeva, see ei ütle mitte midagi. Samamoodi nagu näed, mingid kauplejad näitavad oma 100% aastas, noh, saad aru, et seal on kas mingi valitud periood, valitud aktsiad, valitud konto, et kui võtta arvesse ka kõik kaotavad tehingud,
siis see pilt on hoopis teine, siis sellest 100% jääb võib-olla mõnikümmend protsenti, mis tegelikult on ka hea tootlus, on ju. Ja noh, see tulemustega manipuleerimine heal ajal või heade tehingutega versus realistlik pilt, et see noh, aja peale hakkad sellest aru saama, et mis see nii-öelda päris elu börsil on. No, kui me siin rääkisime natuke nendest drawdownidest ehk tipust põhjani langustest ja kasvuaktsiatest ka, siis jagaks ühte tsitaati teiega ja sinuga ka siis, Markus, et asi, mis mulle nüüd kuidagi läbi selle tsitaadi nagu nii-öelda kristalliseerus minu mõtlemises ka, et eks ma olin sellest ise aru saanud ja see oli näiteks põhjus, miks ma jaanuaris neid kasvuaktsiaid ei ostnud, miks ma tegelikult detsembris ja juba novembris tõmbasin veidi pidurit kasvuaktsiate positsioonidele lisamisega. Ennekõike ma räägin siis nendest rahavoo negatiivsetest või kahjumlikest kasvuaktsiatest, siuksed pigem väiksemad firmad, mitte see big tech, mis meil siin S&P 500 topis on. Aga igatahes siis tsitaat, mis ütleb seda, et kasvuaktsiad trendivad ja väärtusaktsiad pöörduvad tagasi oma ajaloolise keskmise juurde ehk inglise keeles growth stocks trend, value stocks mean revert. Ja see on minu arvates nagu väga-väga oluline asi minu enda jaoks, sest ma olen harjunud aastatega, on ju, kogu aeg see, kui on odav, siis ostan, on ju, siis on kallis, siis ei osta, nii kui ta kukub jälle valuatsiooni mõttes soodsasse kohta, kohe hakkan ostma, on ju, natukene olen timminud seda ostmise aega läbi tehnilise analüüsi, et väga varakult ei hakka sisse hüppama. Aga kasvuaktsiatega mulle tundub nüüd või tundub juba viimased paar kuud, et seal ongi puhas trend ja praegu on trend alla ja ongi alla, me ei tea, kas see kestab kuu aega, kvartali, aasta või 2, aga no seal on nagu siin ekraani peal ei ole nii palju ruumi, et ma saaks näidata, kui suured on käärid selles osas, et millal on valmis need kasvuaktsiate fännid ostma ja millal on valmis ostma väärtusinvestorid väärtusindikaatorite järgi. Et kui ma nii vaatan, siis nendel väikestel kasvukatel on nagu see downside on ikka nagu hoogsalt lahti ja senikaua, kuni on see langustrend, siis ma tunnen, et see on nagu oluline õppetund minu jaoks, et sinna mitte enam seda raha enne matta, kui on nagu pilt selge, et langustrend näitab kas aeglustumise või hääbumise märke või on hoopis tükis noh, nagu uuesti pöördume tõusule või on tõesti need hinnad nii alla langenud, et lihtsalt nagu rumal on mitte enam osta siis niisuguse 3 või 5 aastase investori vaatega. Aga ma saan aru, et sa oma neid kasvuettevõtteid, millest sa ka blogis hiljuti kirjutasid ja krüptot näiteks, sa ikkagi hoiad edasi, sa ei müü seda. Ja ma hoian edasi, et ma noh, nende kasvuaktsiate puhul siis ma üritasin luua endale nagu mingeid selliseid filtreid, mis natukene oleks sarnased minu dividendiportfelliga, ehk siis ma ikkagi valin välja need ettevõtted, mis on rahavoo positiivsed, ehk saavad iseendaga hakkama, ehk kui see kogu see buum kunagi läbi saab ja raske on järgmist rahastusvooru teha, on ju, ja raha kaasata, osad ju kaasavad siin mitte kord aastas, vaid 2 korda aastas oma põhitegevuse toimimiseks raha. Et kui see positiivne sentiment läbi saab, intressimäärad tõusevad, raha ei ole nii odav, et need ettevõtted ikkagi iseendaga hakkama saaks ja see annab mulle julgust täna hoida, on ju, pluss siis ma ei mäleta, kas me börsijuttudes olen jaganud seda graafikut, kus on Amazoni kalendriaasta tipust põhjani langused ja seal oli kenasti näha, kuidas siis, kui oli meil tegu noore Amazoniga ehk aastat 1998 kuni 2010, keskmine aastane tipust põhjani langus oli seal vahemikus 60 kuni 80% on ju igal kalendriaastal ja nüüd viimased 10 aastat on see drawdown olnud seal, noh, ongi seal on ju 13 kuni karuturul siis võib-olla 40 miinust. Et nende väikeste kasvuaktsiate puhul tulebki arvestada, et nad on seal varases faasis ja nende drawdown'id ongi nagu hästi suured, et kui ma seda tean, siis ja kui see ettevõtte ärimudel on minu jaoks selline
meelepärane ja okei, ma näen seal potentsiaali, siis mul täna ei ole probleemi hoida neid asju läbi selle valu ka. Üks hea asi oli jaanuaris see, et krüptost ma väljusin suht jaanuari alguses ja seda malakat ma kuu jooksul juurde ei saanud oma aktsia drawdown'ile, et see nagu läks hästi, aga üldse, kui ma neid trende vaatan, sest vaata, kui mina ostan pikaajalisse trendi ennast, siis üldjuhul hind on tavaliselt lühiajaliselt üle ostetud juba. Ta teeb juba mingit tippu, onju. Ja ma pean tihti arvestama, et sealt tuleb mingi lühiajaline pullback, enne kui trend jälle ülespoole taastub. Või tähendab jätkub, mitte ei taastu. Ja samamoodi müües ma tihti müün ikkagi lühiajaliselt ülemüüdud konditsioonis, kus on mingi põrge peale seda, kui ma ära müün, siis on mingi põrge ja siis noh, võib nii-öelda vähesema kogemusena võid hakata peast juukseid kiskuma, et oi, näed nüüd juba roheline, kõik põrkab, onju, ja ma müüsin ära, et kas ma nüüd pean tagasi ostma kohe või midagi. Aga kui ma vaatan nüüd nagu zoomin välja ja vaatan neid nagu pikaajalisi trende, siis jah, mõned trendid põrkavad ja taastuvad, aga see põhimõte, miks ma võtan riski maha, sest väga tihti nad ei taastu, vaid põrkavad ja langus jätkub, siis kui vaadata seda pikka pilti, siis ma ikkagi näen tihti, kuidas ma kuskil mitu kuud tagasi väljusin ja lihtsalt see langus jätkub ja jätkub ja jätkub, onju. Ja nagu sa ka ütlesid, et pigem selliste väiksemate ja kasvuettevõtetega, mitte siis suurte väärtusfirmadega. Ja minu meelest ka lihtsalt turgu ja indeksit vaadates, kas meil on nüüd karu või pulliturg või mis toimuma hakkab, siis ka, et kannatlikkust on vaja. Ikka inimesed on nii kannatamatud, et on punane päev, on karuturg, roheline päev, siis on karuturg läbi ja ma vaatan lihtsalt nagu, mis toimub nagu, et lihtsalt andke aega ja laske mingitel swingidel nagu välja mängida ja noh, saad aru, et see kogu see mobiilsus ja äpid ja info ja sotsiaalmeedia ja see kõik on tekitanud sellise kannatamatuse, et täna on see signaal ja täna pean tegema midagi, aga see kõik on müra üldjuhul. See kõik, see igapäevane sagimine on üldiselt lihtsalt info hinna müra. Müra tähendab seda, et seal ei ole mingit signaali, vaid see on lihtsalt random üles-alla sõelumine. Ja need signaalid vähemalt minu jaoks tekivad ikkagi suures pildis, natuke pikaajalisemalt. Ja, mul eile oli just üks mentorlus, kus oli küsimus, et kust saada infot, on, et kust ma saan infot turuolukorra, oma firmade ja kõige muu selle kohta, on, et mis aktsiaturul toimub ja ma ei ole ammu ise ka sellest rääkinud või jutuks võtnud, aga minu jaoks kõige loomulikum vastus on see, et nagu erista ära nagu see kiire meedia ja aeglane meedia või info ja noh, mina ise olen sellele kiirele meediale teinud nii, et ainus, mis ma loen, et natuke Eesti eluga kursis olla, siis pealkirju meie majanduslehest vahest. Aga muidu ma pigem katsungi ka vaadata, kas siis seda algandmeid ehk siis kas hinnagraafikut või kvartalitulemusi või aastaaruandeid. Ja noh, vahepeal on mingisugused olulised uudised, mis puudutavad mingeid regulatiivseid muudatusi, ülevõtmisi ja ühinemistehinguid ja muud taolisi, et noh, need kenasti tavaliselt jõuavad ikkagi meieni ka ühel või teisel moel, et ei ole nii, et peab iga päev kogu aeg kõik uudised läbi lugema ja kõik portaalide pealkirjad ja chat-roomid ja Discordid ja noh, mida iganes. Ütleme, minu maailmas on väga konkreetne see, et mul on vaja hinnagraafikuid ja mida vähem ma muud vaatan, tegelikult seda parem. Ma vaatan ka meelelahutuseks, et olla eluga kursis pealkirju uudistel, aga kõige paremaks see, kui mul oleks lihtsalt hinnagraafikud, maakleri tarkvara ja ma oleksin üksikul saarel niimoodi, et ma isegi ei kuuleks, ei teaks, mis maailmas toimub, siis see oleks minu jaoks kõige parem nii-öelda töö mõttes sellepärast, et siis ma teengi, noh, nagu ma teen ainult hinna liikumise põhjal oma otsuseid. Aga ma tahtsin küsida, kas sa kuskilt jälgid otseselt neid ettevõtete ülevõtmisi ja liitumisi? On sul mingi andmebaas või sait, kus sa sihukest asja jälgid? See regulaarselt ei jälgi, et mul see SimplySafeDividends.com portaal, mida ma kasutan dividendi aktsiate jaoks, et mul on sinna tehtud nagu kunagi ma panin sinna oma portfelli sisse, siis tegin mingid mudelportfellid ettevõtetest, mis mul watchlistis olid ja seal on siis sihuke teenus, et nad saadavad sulle meili peale dividendi tõstmise uudised ja mingid olulised corporate event'id ka. Et oma pikaajaliste aktsiapositsioonide jaoks ma sealt saan seda infot ja see on minu jaoks nagu väga, väga mugav ja okei olnud.
okei, miks ma küsin, mul oli hiljuti huvitav selline juhus, kus ma sain niisuguse keskpika momentumi signaali osta XLNX ettevõtet ja sama päev, kui hakkasin ordereid panema, täiesti juhuslikult, mul oli mingi Yahoo Finance lahti, ma vist lõin selle tikeri sinna sisse, ma ei mäleta, kas ma tahtsin market cap'i või earningsit või midagi tahtsin sealt kiirelt vaadata. Ja mul täiesti silmanurgast märkasin, et mingi ülevõtmine, et AMD ostab ära selle ettevõtte ja võib-olla saavad kuu jooksul juba lukku selle diili. Ja AMD oli mul see, et portfellis juba olemas, nii et ma oleks saanud AMD-d juurde ja mingi raha, on ju. Ja siis ma ei ostnud seda ja võtsin oma siis süsteemi signaalist järgmise nii-öelda, noh, momentumi järgi listitud, võtsin järgmise, mis oli Ford ja ostsin Fordi aktsiat ja see tõusis järgmine päev 12%, ülejärgmine päev veel 3%. Aga see oli täiesti juhuslik, vaata, et ma ostsin ja see järgmine päev tõusis 12%, aga tegelikult ma oleks pidanud ostma hoopis selle asemel seda teist aktsiat, on ju. Et noh, seal oli minu jaoks selline juhuse ja õnnefaktor sees, aga lihtsalt siis ma hakkasin mõtlema jah, et ma märkasin seda XLNX ülevõtmist nagu täiesti juhuslikult, kui ma ei oleks märganud, ma oleks seda ostnud. Ja võib-olla ei olekski midagi hullu olnud, sest noh, üldjuhul ma teen väikseid tehinguid, iga üksik on nagunii juhuslik, on ju. Et lihtsalt sellepärast ma küsin, et korra käis mõte läbi mul, et kas ma peaksin tekitama endale mingisuguse saidi või andmebaasi, kus ma oleks kursis nende M&A-dega. No ma ise tavaliselt enne mingi uue tehingu avamist ka ükskõik kas investeerimis- või kauplemised, siis ma vaatan selle uudisvoo ka kiiresti TradingViewst üle, seal on nagu mugav, on ju, et suuremate aktsiate puhul on täitsa pädev see uudisvoog seal. Vot ma ei taha vaadata Aga ise üldse ühtegi uudist. no arusaadav. Ma tegelikult korraks tahtsin tagasi tulla nende kasvuaktsiate ja kannatliku meele juurde veel, et mitte kuidagi siin nüüd valesid signaale anda inimestele, et osad kasvukad, no võtke ette, vaadake näiteks, ma ei tea, NIO, Nikola, Plug Power, DraftKings, Pelotoni graafikuid. Ma ei ütle, et nüüd nende kõigi puhul, aga suure osa puhul sellistest ettevõtetest, noh, need hinnad, mis me nägime, need ei tule kunagi tagasi. Need tipud, need ei tule kunagi tagasi. Ja kui sa ei usu, on ju mind, siis mine võtta, vaata Cisco Systems graafikut aastast 2000 ja okei, ja 20 aastat ja siis ta tuli tagasi, on ju. Aga et noh, võt nagu selliseid harjutusi tasub ka enda jaoks nagu läbi teha, et kuskil on need piirid ka, et ikkagi kui meil on ikkagi mullide mull, siis mingid asjad on nagu nii käest ära, et tõenäoliselt sama lugu saab olema AMC ja GameStopiga, on ju, et noh, neid tasemeid, mis me siin välja võtsime, neid me lihtsalt ei näe mitte kunagi enam. Seal on see vahe, et kas sa oled trend follower või trend chaser, ehk siis tihti öeldakse, et kui sa jooksed tõusva hinnaga kaasa, siis sa oled nagu dumb money ja lihtsalt teed mingi emotsiooni pealt ja see on pigem trend chaser. Sa lihtsalt ajad taga, sa ostad midagi, mis tõuseb, millest räägitakse, aga sul ei ole mingit plaani. Sa ei tea, miks sa seda nii palju ostsid, millal sa väljud kasumi kahjumiga, et see on midagi muud. Vaata, võib-olla jääb mõnele mulje, et ma nagu jooksen ka lihtsalt tõusvaga kaasa, aga ma ei ole nagu chaser, ma ei aja taga seda hinda, mul on ikkagi plaan, kui kaua ma seal peal olen ja et sealt mingisugune tõus kätte saada. See on nagu erinevus. Aga see on hea point sul küll, et ma ise nii palju, ma kuulan saateid, kauplejaid ka, kes räägivad oma kogemusest aastal 2000, 2008 ja tegelikult sellest õpib ikkagi päris palju, et need, kes on elanud mingisuguseid karuturge läbi või suuremaid kriise, noh 2020 märts olen ise läbi elanud, 2018 lõpp, kui USA turg 20% kukkus, aga noh, selliseid pikki karuturge ei ole otseselt oma rahaga aktiivselt läbi teinud, kuigi ma just üks päev mõtlesin selle peale, et ma ju 2007 sügisel kauplesin Aasia ja Ida-Euroopa fondidega ja müüsin kõik ära 2007 detsember, kui asjad hakkasid punaseks minema lihtsalt täiesti õnnest ja mingist sisetundest, noh, mis oli, noh, ütleme õnnefaktor, on ju. Ja peale seda ei näppinud, noh, kuni 2017 algus, on ju, kui 5 aastat tagasi hakkasin sellega korralikult tegelema. Aga lihtsalt jah, see tagasi vaatavalt, et kui ma 2007 nagu kõik maha müüsin, siis noh, mul oli ikkagi selle aja kohta korralik summa, ma mäletan, ma kauplesin 100 000 krooniga, ma olin 19
kogu minu kapital ja säästud käisid seal nendest fondidest sisse-välja ja noh, kui ei oleks 2007 lõpp välja tulnud, siis ei oleks saanud ettevõtlusega alustada, et selline huvitav tagasi vaadata, aga lihtsalt ma ise ei kogenud, ei elanud läbi seda 2008 börsil, sest ma lihtsalt 2007 tulin kõigega välja. Aga noh, sinul on nagu rohkem kogemust sellega. Ja no kes veel tahab vaadata ühte head näidet aastast 2008-2009, siis mingi vaadake Citigroupi aktsiahinnagraafikut, on ju. Ma jälle ütlen, nagu see ei tule kunagi tagasi. Põhjused on teised, aga no see ei tule kunagi tagasi. Never say never, äkki 10. No see ongi see, et 10-20 aasta pärast või äkki nad niimoodi muudavad oma ettevõtet või midagi seal sees toimub nii palju, et see noh, täiesti uus asi tekib seal, on ju. Seal oli lihtsalt nii meeletu dilution ehk lahjendamine, et peaaegu, ma ei tea, 6 või 10 kordne, on ju, et noh, sellest on väga keeruline taastuda lihtsalt aktsia hinnal. On sul veel mõni teema? Minul on praegu kõik. Mul üks teema on, ma kiirelt tõstan selle lauale. Sina oled öelnud, et sa vahest või mitte vahest, ma ei tea, et sa hoiad silma peal ka euro-dollari kursil ja justkui kaupled euro-dollarit, noh, mis iganes sul see eesmärk on, kohe saad ise täpsustada. Mis mina panin tähele, et ma küll vaatan ise ka euro-dollari kurssi, aga aeg-ajalt ma vaatan siis seda niinimetatud dollari indeksit, DXY on siis see sümbol, kes kusagilt kauplemistarkvarast tahab või graafilisest tarkvarast üles otsida. Ja seal on nüüd üks huvitav selline tehniline tase, millest see dollari indeks nagu läbi kukkus, ehk siis kuidagi mulle endale tundub, et on tee lahti sellele, et dollar võiks pöörduda nõrgenemisele, siis kogu selle valuuta korvi suhtes, kuidas teda mõõdetakse. Ja kui me vaatame ajast tagasi, siis fondijuhtimise aegadel me päris palju jälgisime seda ja see oli alati selline hea signaal, et riskivaradel hakkab hästi minema. Ennekõike siis aktsiad, toormed ja ennekõike ka arenevate riikide aktsiad. Et noh, kui dollar on nõrk, siis justkui riskiisu on selline suur ja vohab ja siis hakatakse otsima finantsturgude riskantsematest nurkadest neid erinevaid võimalusi ja arenevate riikide aktsiad ja toormesektor, toorained on siis tavaliselt olnud need kohad. Kuidas sul see valuuta vaade on, et oled sa peale vaadanud? Ütleme siis nii, et euro-dollarit ma kauplen väga pikaajalise trendi põhimõttega ja ainult sellepärast, et kuna ma kauplen USA ettevõtteid dollaris, minu konto on dollaris ja enamus varasid on dollaris, aga ise elan Euroopas, tarbin eurodes, siis ma lihtsalt ei taha tekitada olukorda, kus euro kallineb ja mul on kõik dollaris ja siis ma pean kallima hinnaga vahetama elamisraha endale. Ehk siis kui euro hakkab dollari vastu tugevat tõusutrendi tegema, siis ma mingi osa panen eurodesse. Ma kasutan seda siis lihtsalt euros SB500 või kulla ETF-i kauplemiseks, mida muidu teen dollaris, kui mul ei ole eurosid. Aga jagan korraks siis seda euro-dollari graafikut. Ja praegu mul on siin siis 3 aasta graafik ees ja tegelikult ju näeme, et tipp oli eurol dollari vastu oli tipp aasta tagasi 2021 jaanuari alguses ja sealt tipust on ta hetkel üle 8% langenud. Nüüd mina hetkel ei ole euros, sest minu jaoks on langustrend, euro on languses. Ta küll tegi nüüd siin viimase nädala jooksul põrke ülesse, aga hetkel veel on see ikkagi minu jaoks selline langustrendi põrge. Ja ma nüüd päris täpselt ei tea, mis mul see süsteem siin ootab, aga niimoodi silmaga ma vaataks ise seda 1.17 ilmselt. Et kui siit 1.17 hakkab euro sulguma, hoidma kõrgemal ja tõusma, et siis ma ilmselt ostan endale mingi osa eurosid lihtsalt selleks, et kui ta siit hakkab jälle üles tagasi minema, siis ma oleksin ka mingis osas euros. Aga hetkel ausalt öeldes minul on väga hea meel, et mul varad on dollaris, sest et viimase aastaga on siis üle 8% dollar tugevnenud. Et minu jaoks hetkel on ikkagi
euro languses praegu. Aga selline ta siis sai seekord ja järgmisel korral juba järgmised teemad. Jah, ja ma ütleks veel lõppu seda, et kui näete, et see sisu on hea ja meeldib ja õppisite midagi, siis näiteks jagage 2-3 sõbraga, kes huvitub börsist, et kanalit edasi viia, et meil on loomulikult rohkem motivatsiooni ja tahtmist oma tegemisi jagada ja näidata, kui rohkem inimesi seda vaatab. See saade on meelelahutusliku sisuga. Me ei soovita osta ega müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutav oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.